Tere, jutukuubiku vaatajad! Aeg-ajalt juhtub, et tekivad tehnilised probleemid ning siinkohal pole ka mina mingi erand. Tänase külalisega sai proovitud erinevaid kaameranurki ja veidi teist lähenemist, aga nagu vahel juhtub, siis kõik ei lähe plaanipäraselt. Vabandan ette, et antud podcastil on põhimõtteliselt üks kaamera mõttetu, aga sellegipoolest panen osa üles ja õpime vigadest. Meeldivat vaatamist või siis pigem kuulamist. Tere tulemast vaatama-kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubikus käivad erinevad külalised ja jutustame külaliste elust. Seda leiab pildiga YouTube'ist R33 Jutukuubik ja Spotify'st Jutukuubik. Täna minul siin on külas luuletaja Jaan Keskel, tere! Tere! Nii, Jaan, sinuga me töötasime üks eluetapp koos ühes ettevõttes, aga alustame natuke varajasemast. Kus sa oled sündinud ja kus sa koolis oled käinud? Sündisin Tallinnas, vähemalt niimoodi mulle räägitud. Aga me elasime perega sellel ajal Sakus, see on umbes 15 kilomeetrit siis Tallinnast. Ja esimesed 12 aastat elasime seal. Nii, ja kus sa Sakust edasi liikusid? Sakust edasi kolisime Tallinnasse, Mustamäele. Perega siis, vend oli juba enne Tallinnas. Vend on vanem, ta siis elas oma naisega siis kahekesi korteris teises linna otsas ja meie kolisime Mustamäele siis. Ja õpingud läksid edasi sul, kuidas siis? Õpingud läksidki Sakust linna, et ma läksin natuke varem linna juba ära. Et vist oli kuu või paar käisin siis Sakust Tallinnas koolis bussiga 6. klassis niimoodi, aga samas nagu õed käisid varem ja minu jaoks ei olnud midagi väga ehmatavat ja väga jubedat. Et pigem oli see positiivne, sest see Tallinna kool meeldis mulle rohkem kui Sakus õppimine. Ja edasi lõpetasid sa Tallinnas või liikusid kuhugi mujale veel? Lõpetasin Tallinnas põhikooli, see oli 2006 aastal ja siis mõtlesin, et lähen kutsekooli, et mul oli selline idee, et mina ei lähe kunagi ülikooli. Pärast midagi selgus, et ma mõtlesin ümber paari aasta pärast, aga et see oli üks selline elu õppetund, et kunagi ei tasu öelda, vaata, et see nagu kunagi ei tasu nagu teiste ees öelda, et ei, et mina ei tee seda mitte kunagi, sest tegelikult sa ei tea seda. Et inimese vaated ju muutuvad, on ja nooremana inimene mõtleb, et ta teab kõike, on ja tema tahab seda teha, aga kui läheb paar aastat mööda ja tuleb natukene kogemust juurde, siis nagu vaated võivad muutuda, on ja. Et tead, mina mõtlesin, et ma ülikooli ei lähe, et ma lähen siis ei ole mõtet ju keskkooli minna, siis ma lähen kutsekooli, on ja. Aga mida sa õppima läksid kutsekasse? Kokaks. Vau. Kas kuidas tundus, oli annet ka või tuli kõik nagu raskelt? Huvi oli, ma selle ande kohta ei tea, et me pärast võib-olla jõuame minu luule ja loome töö juurde ka, on ja, et ma nüüd ande kohta ei oska nüüd öelda, et üldse, et mis asi see anne täpsemalt on ja niimoodi, et millest väga palju räägitakse, aga huvi oli mul küll ja kindlasti oli töötahe ka, need asjad olid olemas. Ande kohta ma mõtlesin tegelikult seda, et kui sa võtad mingi retsepti kätte ja kui sa teed nagu seda retsepti paremaks või sa ajad täpselt näpuga joonelt, mida sisse läheb. Ja ma päris niimoodi ei ole kunagi teinud, et ma joonelt ajan ja vaatan, kaalun palju peab soole panema ja pipart ja niimoodi teen. Niimoodi ma ei ole kunagi teinud, jah. Okei, kuna ma ise vahepeal viljelesin ühte kokanduskanalit YouTube'is, siis tihti lugu oli see, et ma võtsin mingi retsepti ja päris palju asju muutsin ära ja minu meelest läks toit nagu isegi paremaks, kui ta oleks pidanud olema. Ma ei ole õppinud kokandust, aga see tuli lihtsalt loogilisest mõtlemisest, mis ma tahaks, et oleks see maitse.
jah, kooli ajal jah, muidugi, kui need õppeköögid, siis sulle antakse täpselt seal ette see retsept, aga noh, natuke on ikka nuputamisruumi ka, õnneks. Natuke seal oli ja pärast muidugi töö juures on seda rohkem, on ju. Lõpetasid kooli ära, mis edasi? See oli 3,5 aastat, peaaegu 4 aastat, on ju. No siis oli, vahepeal ma olin otsustanud, et ei, et see kokatöö ei ole ikka päris minu jaoks. Seda ma otsustasin vist teisel praktikal, kolmandal kursusel ja siis ma tegin ära keskkooli eksamid ja ma saaksin ülikooli minna ja alguses oli plaan õppima ajalugu minna, aga siis ka nagu noh, kuidagi sobitus paremini see infoteadus ehk siis raamatukogundus. Nad on natuke nagu omavahel seotud, vähemalt sellel ajal olid. Ja siis ma otsustasin infoteadus ehk siis raamatukogu hoidja eriala kasuks. Väga huvitav erialavalik. Kas see oli see, et kui sa juba tegelikult ka mingil määral luulega tegelesid? Jah, siis ma tegelesin juba luulega, jah. Ma ühiselamus, kui ma õppisin kokaks, elasin ühiselamus, siis ma hakkasin mõtlema selle peale. Ütleme, et esimese asju natukene katsetama, aga ütleme, et esimene asi, mida võib nimetada luuletuseks, sündis ikkagi vahetult peale kutsekooli lõpetamist tegelikult, jah. Ühesõnaga kirjutasid palju, aga ei avaldanud midagi põhimõtteliselt. Kellegile sa vist ei näidanud? Ei näidanud, jah, ei näidanud. Ja et kutsekooli ajal mul oli vist see, et ma natuke kitarri siis juba õppisin omal käel. Seda mäletan küll, jah, kodus YouTube'i järgi alguses. Aga luulega oli jah, see kuidagi, luule oligi selle kitarrimängu nagu jätk. Aga kas sa üritasid nagu sõnu ka kirjutada mingile meloodiatele või? Natuke hiljem üritasin küll, jah. Kuidas sellega läks? Eriti hästi ei läinud. No, jah, see ei läinud eriti hästi ja ma olen ka teistega natuke koostöös, kes oskavad rohkem pilli mängida. Natuke proovisin mingi hetkega, kuidagi ei... Noh, see tulemus ei olnud see ikkagi. Ja siis, mis sa ütlesid, 3 aastat oli kutsekat? 3,5 aastat. Ja siis sa kolisid tagasi Tallinnasse? Jah. Ja siis tulid tööle Rimisse va? Oli nii? Oli küll, jah, see oli, Tallinnasse oli kuidagi selline loogiline asjade käik, et tööl ikka Tallinnasse. Ma tahtsingi küsida, et mismoodi sa üldse leidsid, selles mõttes me töötasime Tabasalu Rimis koos ja kuidas sa üldse leidsid selle nii-öelda kuulutuse või, sest et alles ju tol suvel nagu avati, kui ma ei eksi, oli see juunikuus. Juuni alguses, jah. Juuni alguses, jah. Aastast käib jutt on 2009. Ei, 2010. Ma mäletan täpselt selle pärast, et 2009 ma olin veel koolis, 2010 veebruaris ma lõpetasin. 2010 jah, võis olla küll, jah. Mais. Jah, mina liitusin Rimiga siis mais. Ja juunis tehti pood lahti. Sellega oli niimoodi, et ma siis... Kui see kool oli nagu kokakooli läbi, siis tolleks hetkeks ma olin otsustanud, et minust kokka ikkagi ei saa. Et mina tahan ülikooli minna, siis raamatuga hoidjaks õppima. Ja kokatöö on selline, kus profikokad ei tööta 40 tunni nädalas. Nad töötavad oluliselt rohkem ja ma teadsin seda. Seega ma tahtsin leida endale sellise töö, kus ei ole oluliselt üle tunde, mille kõrvalt saab ülikoolis käia. Ja siis kandideerisingi erinevatesse kohtadesse, osad olid seotud kuidagi toitlustusega, osad ei olnud, no enamik ei olnud ikkagi, aga kuidagi töövestlusele mind kutsuti ikkagi erinevatesse mingi bistroodesse ja sellega siis kuidagi toiduga kaudselt, ka kaudsemalt seotud asjadesse, oli mingi ladu või midagi, mingi toiduladu või midagi sellist, aga Rimisse ma kandideerisin, siis kusjuures ma mäletan seda, et kui ma esimene kord kandideerisin, siis mul ei vastatud mitte midagi. Aga paari kuu pärast see kuulutus tuli tagasi, et ma pidevalt ikkagi otsisin, sest peale seda kooli ma olin 2,5 kuud täiesti lihtsalt nagu niisama istusin ja see ei ole üldse minulik niisama istuda ja puhata. Ja siis ma
vaatasingi seda, vaatasin igapäevaselt CV keskust ja siis nägin seda Rimi kuulutust ja kandideerisin ja siis kutsuti vestlusele, siis oli selline grupivestlus, seal oli ikkagi 5-6 inimest, oli selline vestlus ja pärast helistati tagasi ja pakuti tööd ja võtsin vastu. Sina siis läksid sinna oluliselt varem, sest mina kandideerisin ka sinna, küll teisele ametipostile, täiesti laujuhataja või sisestaja või mis iganes selle nimi oli ja mina liitusin juunikuus ja mul küll grupivestlust ei olnud, mul oli lihtsalt kupatati üks päev varjuks ja järgmine päev olin juba tööl ja nii ta läks. Mina toimetasin siis lao poole peal ja sina olid siis soojaletiseks. Isegi leidsin ikkagi sellise töö, mis kaudselt oli seotud toidu tegemisega ja kokandusega, kuigi kaudselt ütleme niimoodi. Kusjuures Tabasalu Rimiga on selles mõttes huvitav, et see avati ehk 2010 siis juunis ja seal oli koos kaader, kes oli siis, tegelikult oli hästi palju inimesed, olid kuskilt kõrgetelt kohtadelt koondatud ja see kaader nagu voolas kuidagi lihtsalt sinna kokku, mis oli päris huvitav iseenesest. Jah, ma olen selles mõttes nõus, et ma olen siiamaani mõnikord meenutan, et kui mina olin seal olnud pool aastat ja siis ma olin täielik seeniorteetaja juba, et nii palju oli inimesi sealt läbi nagu käinud. Aga kuidagi mitte nagu halvas mõttes selles mõttes, et ega mul on siiamaani ikkagi tegelikult, nüüd mul on juba suurem kogemus ja tegelikult ütleme, et see kindlasti ei olnud kõige hullem töökoht, kus ma olen olnud ja ütleme, et seal on ka mõned asjad olid ka täiesti positiivsed ja ma arvan, et nii mõnegi suke juhi vastu, ma mõtlen siiamaani, mul on väga kõrge lugupidamine tegelikult ja ma läksin ka hiljem ju tagasi Rimisse, tegelikult Rimi firmasse. Ahah, seda ma ei tea. Minul selles mõttes nagu nii helged mälestused sellest ei ole, eriti lõpupoole, kui meil juhataja vahetus. Ja juhataja oli meil ju, ei hakka nime mainima, naisterahvas tuli, ennem oli meesterahvas. Ja ta tuli samast firmast, aga teisest poest minu meelest. Ja ilmselt oli talle suur üllatus see, et seal oli siukseid helgeid päid oli jõle palju koos ja see talle ei istunud üldse. Sellepärast, et ilmselt tundis ta konkurentsi, kuigi ma ei tea, kas keegi üldse oleks tahtnud juhataja kohta, see oli ikka täiesti kuulpähe üritus. Mina olin seal täpselt aasta. Kaua sina olid esimese raksuga? Aasta ja 8 kuud selles kaupluses. Aga mina mäletan jah, et seal oli kasvuraskuses sellepärast, et pood oli alles alguses. Aga ma kirjutan natuke oma raamatus sellest. See on selline, et sa võib-olla pidasid silmas seda, et kui juhataja sinna tuli, et siis ta hakkas sinna tööle võtma neid inimesi, kellega ta oli varem koos töötanud siis teises poes. Aga see on üks selline, nagu ma hiljem ülikoolis õppisin, see on üks selline juhtimisstrateegia, et sa võtad oma meeskonna nagu ise kaasa. Ei, ma pidasin silmas seda, et kui ta nägi, kui sa käid tegelikult kaupluses, siis tavatöötajad siis, kes töötavad, kui sa liiga palju mõtlema hakkad ja ettepanekuid nagu edasi annad inimestele, kes võib-olla kardavad seda natukene, siis ütleme niimoodi, et oled sa üsna kiiresti halvas soosingus. See küll ei kehti iga firma puhul, aga seal küll kehtis, et mul selles mõttes, et juhatajale kohe suht lõpus tegelikult ja läksin pinnuks silma, kuna ma esitasin päris mitu parendusettepanekut ja see talle ei istunud üldse, aga kuna mul vana vigastus lõi välja ja põlve tuli vesi, siis ma olin sunnitud võtma haiguslehe. Samal ajal käisin ka vestlusel ehk siis oma vana koha peale tagasi teise firmasse küll müügijuhiks. See õnnestus ja ma ei pidandki sinna tagasi minema põhimõtteliselt, kuigi viimane nädal ma olin, oleks pidanud
paberit ei julge olema niimoodi, et ma õpetan välja uue inimese, sest see oli selles mõttes ei olnud kõige lihtsatamate killast nagu neid saatelehti läbi aegseldada, kui programmis polnud vastet. Ehk siis sa pidid kogu aeg kuskil peakontoriga seal suhtlema ja neid vasteid saama ja igavene keeruline värk. Mulle anti küll inimene, keda ma peaks välja õpetama, aga tehti kõik selleks, et ma ei saaks seda õpetada, nii et see oli lihtsalt nii veider nagu. Jah, ma neid detaile ei tea, ma mäletan seda, et sa jäid haiguslehele ja siis ega sa korralikult tagasi ei tulnudki ja ma kusjuures ma mõtlesin, kas ma suudan meenutada, kes oli järgmine sinu töökohal, aga ma ei suuda, et kuigi ma töötasin seal veel päris pikalt, need taustalt see, no võib-olla sa siis jah, tuled mulle meelde, aga ilmselt sina on mulle igale hästi meeles, et ilmselt ei ole nii värvikas kuju nagu sina. Ilmselt nüüd on pärast ütled sulle, kes tuli. Vaatajatele, kuulajatele ei ütle vist ilmselt nii Tiit mitte midagi. Aga nii, mina liikusin ära, sina jäid siis veel ilmselt mingiks hetkeks sinna. Mis edasi sai? Edasi sai see, et ma tundsin, et ma vajan keskkonnavahetust. Kuigi seal Rimis oli, meelest oli päris lahe seltskond ausalt. Ma ütlen, see seltskond oli ikkagi plusspool sellest tööst. Võib-olla miinus oli see jah, et see oli tõesti raske töö, seal vahepeal oli nii-öelda organisatoorsed probleemid, nagu juba palju varem, kui sa rääkisid, et seega on väga raske seal kedagi süüdistada tegelikult. Ei, ma otseselt ei süüdistanudki kedagi, lihtsalt oli see, et paljud inimesed nagu võtavad tarkasid inimesi kui ohtu ja elimineerivad selle ohu lihtsalt ja ongi kõik, et... Aga põhimõtteliselt siis ma otsustasin, et ma ikkagi vajan keskkonnavahetust ja ma kandideerisin teistesse kohtadesse ja tahtsin ka Tallinnasse tegelikult, sellepärast, et siis ma elasin Tallinnas, ma käisin seal Tabasalus tööl, et see ei olnud ka kõige mugavam. Ja ma leidsin kesklinnas töö ja palju mugavam oli minna. See töö oli ka sarnane, oli ka leiti teeninduspoes, aga väiksemas poes ja selline natuke teise spetsiifikaga. Aga põhimõtteliselt jah, toidupoodi leiti teenindajaks läksin, siis Sadama turg oli selline koht siis. Ja tõenäoliselt see on siiamaani. Ja kaua sa seal olid? Umbes aasta aega. Ja terve see aja sa tegelikult ka ilmselt luuletasid, eks ole, nii palju kui ma su blogist olen siis vaadanud. Blogi on Mustamäe korteri ja Patarei vangla, väga huvitav nimi on sellel. Aga kui me koos töötasime, ma ei teadnud absoluutselt sihukesest asjast midagi, et Jaan on luuletaja. No vaata, see on igal loomeinimesel on need luuletused on nagu tema oma lapsed, ja siis palju sa ikka lähed oma lapsi kusagile avalikult kusagile näitusele näitama, või tõesõnaga, no võib-olla teistel on kuidagi teistmoodi, aga minul oli küll niimoodi, et mina kirjutasin väga pikalt sahtlisse, ma üldse ei öeldki kellelegi, et ma kirjutan midagi. Ja veel vähemalt ma näitaks kellelegi, et minul oli väga raske nagu seda barjääri ületada, et ma tulen oma loominguga välja, ma räägin teistele, et ma luuletan, ma panen oma luuletused kusagile netti üles või annan kellegile nagu näha või ütleme, et või hinnata või ma esineks. Minu jaoks oli tohutu nagu barjäär. Ikka esimesed paar aastat kindlasti ütleme, et esimene kord, kui ma kellelegi üldse näitasin, see võis olla juba aastal 2012 võib-olla, et üle 2 aasta kindlasti hiljem. Aga kus kohas sa inspiratsiooni ammutad? Siin mul just oli alles hiljuti Laurito ja tema ütles, et põhimõtteliselt igast asjast, mis ta läbi elab, sellest kohe ka, ütleme, luulerite seab, aga teie luule on ju selles mõttes, kui hakata võrdlema, see on nagu siga ja kägu ju. Täiesti erinevad. Võib öelda küll, kuigi Lauritoga me oleme koos esinenud, me oleme koos ühte projekti teinud, ühte luuleprojekti, luulebänd, et me Laurito ma väga hästi tean, ma tean tema loomingut ka. Jah, ma ütlen küll, et see on erinev kui minul. Kuigi see on ka kohati päris hea, ütleks. Aga selle inspiratsiooni kohta on jah niimoodi, et
ta ikkagi enamasti tuleb ikkagi inimsuhetest, aga mõnikord on ka niimoodi, et keegi ütleb midagi, onju, midagi väga sihuke intrigeerivat, see võib olla kas naljakas või sihuke teatud situatsioonis naljakas, onju. Ja siis ma kuidagi hakkan seda oma peas kerima, siis mul tulevad seal mingid riimid nagu pähe, ma panen need kirja, ja siis ma kirjutan veel mingid read, onju, ja siis ma kirjutan need luuletuseks siis nagu kokku, onju. Et ütleme, et näiteks üks luuletus, mis on võib-olla, mida ma olen kõige rohkem siis esitan, mis räägib sellisest mehest, kes arvab, et alkohol teeb ta enesekindlaks, et peale 6. õlut, no see on minu raamatus ka ja seda ma olen jah, erinevatel kirjandusõhtutel vist kõige rohkem lugenud. Viimast aastal küll mitte, aga kunagi päris palju siis. Sellega oli küll niimoodi, et üks näiteks, et ma mäletan, et mulle räägiti, et üks mu sõber rääkis, et meie ühine tuttav oli siis ühel peol hakanud rääkima, et tema ongi see kõige kõvem vend. Niimoodi, et ta oli purjus ja siis rääkis, et tagus on talle ikka vastu rinda, ütles, et vaata, mina olengi see kõige õigem tüüp nagu üldse, et te olete tublid poisid, aga mina olen ainuke kõva vend. see on lihtsalt absoluutselt. Ma olen ka natuke hiljem mingis muudes olukorras sarnast asja näinud ja siis minu jaoks on naljakas, sest kuidas sa ütled niimoodi. Aga kas sa pead kohe üles kirjutama, kui sul mingisugune idee tuleb või kui sa üles ei kirjuta, siis on ta läinud? Üldiselt jah, ma pean selle üles kirjutama siis näiteks päeva jooksul, aga kui ta üles ei kirjuta, siis ta on läinud mingiks ajaks. Aga kui jälle tuleb mingi sarnane seos, ütleme näiteks, kui me rääkisime jah, sellest mingist bravuurikast pidulisest, siis oletama, et ma lähen aasta pärast järgmisele peole ja siis tuleb veel mingi sarnane vend samasuguse jutuga, et siis mul tuleb see seos tagasi ja mul tuleb see asi uuesti meelde. Ja üldse näiteks mõned mõtted, mis ma luuletusele kirjutanud on niimoodi, et see esimene mõte on tulnud näiteks juba 5-6 aastat tagasi ja ma oleks kirjutanud selle nagu niivõrd palju hiljem nagu päriselt siis valmis ja päriselt luuletuseks. Kuidas sa sinnamaani jõudsid, et kuramus, et panen selle pulli nüüd kaante vahele? Selleks ajaks oli juba niimoodi, et siis ma olin oma barjääri ületanud, ma olin väga palju juba esinenud. Ütleme, et näiteks... Aga mis oli su esimene esinemine ja kuidas sa võtsid julguse kokku, et ma lähen ja teen selle nüüd ära? Läks ikka heade sõprade toel lõpuks, nagu paljud asjad ikka käivad. Ühesõnaga kuulsin sellisest ettevõtmisest nagu kirjandusõhtu viimane neljapäev. See on siis koht, kus inimesed käivad vabal laval oma loomingut esitamas. Ja mulle vist mainiti ka, et seal ei anta nagu hinnanguid, et lihtsalt inimesed esinevad ja okei, ühele võib-olla plaksutakse rohkem kui teisele, aga see ei ole selline koht, kus keegi tuleb ütlema, et sul on kehvad luuletused. Kui sa väga hästi esined, siis võib-olla tullakse, aga mitte alati. Nii et selles suhtes, et see mulle nagu meeldis, see võttis nagu pingeid maha. Ja see oli ka niimoodi, ma sain kohe aru, et see ei ole mingi selline koht, kus keegi hindab sinu esinemist või keegi hindab sinu loomingut. See on selline koht, kus sa esined, avaldad oma loomingut ja sa lahutad sellega nagu inimeste meelt. Aga kuidas oli, kui sa esimest korda sinna sattusid, kas sa kohe läksid lavale või sa ikka paar korda käisid vaatamas ja alles siis läksid lavale või? Ja ma läksin kohe, sest mul oli niimoodi, et ma tean nagu ennast piisavalt hästi või selleks hetkeks juba teadsin, et kui ma jään nagu mögutama sellega, siis see olekski jäänud kuidagi nagu ma ei oleks selle nagu väljundit leidnud. Mul oli need luuletused mitu aastat juba sahtlis ja ma teadsin, et kui ma mingit väljundit seal ei leia, siis ma mingi hetk enam ei kirjuta. Ma siiamaani arvan, et kui me oleks sinna kirjandusõhtu läinud, et siis ilmselt ma praegu ei kirjutaks. Et lihtsalt, et ma teadsin, et see on üks võimalus minul leida endale väljund, ma ei teadnud, kas see on mingi õige väljund, aga ma olin jah suhteliselt kindel, et kui ma sinna lähen, et siis ma ikkagi esinen. Ja sain seal siis need sõpradega kokku, kes mind sinna kutsusid, või täpsemalt ühe sõbra tema sõpradega,
ja siis ma juba teadsin, et ma esinen, aga muidugi noh, siis tekkis ikkagi seal lava hirm või selline kramp, et siis ma lükkasin seda esinemist ikkagi edasi nagu ürituse lõppu, et ei tahtnud ennast veel kirja panna, onju. Et see oli küll, aga lõpuks ma ikkagi esinesin. Ma saan aru, et asi õnnestus ja sa jätkasid oma nii-öelda luule kirjutamist siis. Kas just õnnestus, ma ei tea, no seda otsustab veel publik, onju. Aga see oli täitsa lahe. Sest muidu ma olin esinenud niimoodi, et koolis nagu klassis sa loed kohustuslikku luuletust, onju. Kohustuslikult päevapit luuletust ja siis noh, no see ei ole üldse see, onju. See ei ole mingi, et sa saaks publikult seal tulnud midagi tagasi või noh, see on suke veider jah, need kogemused on ka väga positiivsed, onju. Mul läks mõnikord sõna meelest ära, keegi naeris ja mis iganes, onju, koolis, aga seal oli, ütleme, et seal oli täitsa tore, et inimesed kuulasid ja niimoodi, noh, kõik muidugi ei kuulanud, aga ma nägin, et seal nagu, vähemalt mõnele inimesele see meeldis, ma nägin ta näost ära selle, onju. No siis on, selles mõttes läks ju hästi, müts maha selles suhtes, et ma ei tea, kas ma julgeks minna niimoodi lavale oma luulet ette kandma, mitte et ma luuletaks, aga jaa, ei, see on päris selles mõttes niimoodi rahva ette minna esimest korda täiesti, eriti kui sa veel nagu ebameeldivad kogemused on klassiruumis, siis on ikka päris keeruline see asi, jah. Ei, väga hea, väga tore, et sa läksid. Edasi, mis hetkest raamat sündis või kus idee tuli? See raamatu idee oligi juba siis, et kui ma olin kirjandusõhtul seal korduvalt juba käinud ja mingi hetk ma asusin ka sinna korraldustiimi sisse, kui ma olin paar aastat seal nagu tavalise esineja käinud ja siis teised avaldasid raamatuid ja need inimesed ei olnud väga kogenud luuletajad, nad ei olnud minust oluliselt vanemad, mõni oli isegi noorem. Ja lihtsalt, et inimesed avaldasid oma raamatuid, minu sõbrad, tuttavad ja paljud küsisid ka minult, et kus on sinu raamat. Ja see oli päris ausalt öeldes õigustatud küsimus, sellepärast, et ma esinesin päris tihedalt ja ma sain ikkagi sageli positiivselt tagasisidet oma luulele, et selleks hetkest, kui ma raamatu lõpuks avaldasin, see oli 2018 aastal, siis ütleme niimoodi, et ma olin oma luuletustega ikkagi käinud laval ikkagi kümneid ja kümneid kordi, ma ütlen üle 50 korra kindlasti. Raamat on nüüd siis Viirastus ja 5 naist, selline raamat see on. Kas seda nii-öelda raamatuna jõuda on nagu lihtne või keeruline selline protsess? No kuidas võtta? No see on umbes samad nagu muusiku eest küsida, et kas albumini on keeruline jõuda. No see on asjade loomulik käik, et ja selle ajal ma olin täiesti veendunud, et see luule ongi, et see luule kirjutamine ja luuletaja olemine, et see ongi nagu minu selline esimene väljund, et mingi hetk ma lähen, ma ei tea, ma tõesti mingi hetk mõtlesin, et ma ei tea, et ma lähengi töölt ära ja hakkangi, ma ei tea, midagi noh, pidevalt kirjutama, pidevalt esinema. Kusjuures ma mõtlesingi, et see ongi minu mingi tuleviku nagu väljund, et see on minu jaoks täiesti ja kui ma niimoodi mõtlesin, siis oligi muidugi ju loomulik asjade käik, et ma annan raamatu välja. Kuidas muidu selline jõuada nagu oma selle asjani, kui sa ei anna raamatut välja või noh, see ebaloogiline. Ei, kõik on õige, selles mõttes ma olen suga täitsa nõus. Ma mõtlesin tegelikult rohkem seda protsessi, et kus kohas sa alustad, ma tahaksin anda välja raamatut, mis on esimene samm, mis tegema peab, peale selle, et sul on midagi sinna kaante vahele panna. Jah, käsikiri peab olema ja siis no minul ja paljudel teistel siis noortel luuletajatel ikkagi üks esimese samme on pöörduda Kultuurkapitali poole, sest luule raamatu väljaandmine ei ole odav. Ja pöördusin Kultuurkapitali poole. See protsess oli ka suhteliselt pikk, aga tolleks hetkest, kui see jõudis lõpusirgele, ma olin otsustanud, et ma annan luule raamatu välja isegi siis, kui ma ei saa seda toetust. Et ma oleks maksnud siis osade kaupa näiteks. Või veidike raha mul oli kõrvale pandud. Aga see
see, okei, sa saad nüüd raha kätte, eks ole, kirjastaja, kuidas selle leidmine on? Või on Kultuurkapital juba annab sulle mingisuguse nimekirja, kes nagu võiksid teha seda? ei anna. Kirjastaja sa pead ikkagi ise leidma. Kultuurkapital ainult annab raha ja siis ta kontrollib pärast, kas sa oled seda sihipäraselt kasutanud, on ju. Mis on ka mõistlik, ma arvan. Aga kirjastaja pead leidma ise, aga ma kirjutasingi paarile kirjastusele. Enamasti nad vastasid, et luule ei ole päris nende žanr, lihtsalt puhtalt ärilistel põhjusel. Öeldigi, et ära võtta isiklikult, aga lihtsalt luuleraamatuid ei müü eriti, et meil on äriettevõte. Aga ja üks näiteks ka tuntud kirjastus ütles, et kuna siin on jutud ka, nad ütlesid, et ära pane pahaks, aga sinu luule ei ole päris minu maitse. Küll aga need jutud on väga head, et arend seda poolt endas edasi ja kirjuta midagi pikemalt, et siis me avaldame sind küll. Aha, kohe niimoodi öeldi, okei. Öeldi niimoodi ja see inimene on väga autoriteetne, kes selles valdkonnas, ta võib laiemalt ei ole tuntud, aga ütleme, et luuletajad teavad. Ja siis, aga siis ma pöördusin hea tegu poole, hea tegu nüüd selline kirjastus, kes nagunii kelle üks prioriteet ongi luule. Ja selles suhtes, et nemad on ka avaldanud, nemad on avaldanud luuleraamatuid ja on avaldanud ka sellised autorid, kes ei ole tuntud ja mitu me tuttavat oli ka avaldanud selle kaudu, nii et ma sain öelda nagu vihje, et nemad võiks olla huvitatud ja kui ma kirjutasin, siis nad vastasid tunni aja pärast, nad on huvitatud. Aga kuidas see nagu välja kujuneb, kui suur tiraaž võiks tulla ja kes see kaanekujunduse teeb ja üleüldse sellise kujunduse, et kuidas see protsess välja näeb? Sellega aitas sõber Allan. Minul oli idee, et siin võiks olla viirastuse pilt ja siis ühest portaalist ma leidsingi selle. Täpselt ei mäleta, mis see portaal oli, kõik see mälu hakkab juba tuhmuma. Aga igal juhul jah, ma natuke maksin isegi raha selle eest, et oleks kõik korrektne, mingi 20 eurot. Ja siis saatsin selle Allanile ja Allan kujundas kaane. Siis. Jutt käib siis, ma saan aru, Allan Keijanist? Jah, sest Allan Kein selleks ajaks ta oli juba mitu raamat välja andnud ja üldse ta on nagu... Aga kuidas teie omavahel tutvusite? Ma saan aru, et te olete ka tuttavad omavahel. Ja me oleme Allan ikka päris head sõbrad. Teame üksteist juba aastast 2015, sest me tutvusime Reformi noorte üritustel. Me olime sellel ajal mõlemad Reformierakonna noorteklubi liikmed. Ja siis seal kuidagi sattusime rääkima ja kuidagi jutt nagu klappis või seal kõik olid tored inimesed, aga iga toreda inimesega ei klapi jutt, aga temaga klappis. Aha, okei, selline huvitav kokkusattumus siis. Nii. Ühesõnaga, said kaane selle kujunduse. Aga kes see dikteerib sulle tiraaži? Kas sa ise ütled, palju sa tahad? Või kirjastaja ütleb, et see on nagu miinimumkogus ja võiksid teha hoopis rohkem? Ja neil on miinimumkogus. Kas see miinimumkogus oli vist 150? Ja siis nad ütlesid, et kui ma natuke maksan juurde, et siis saaks 300. See vahe oli väga väike. Ja nad kirjeldasid natuke seda protsessi ka, et miks see niimoodi on. Et kõige kallim on selle masina seadistamine ja niimoodi. Siis kuna see vahel oli nii väike, siis mõtlesin, et jah, las olla 300, et ise kui ma ei müü, et siis ma saan ära jaotada need inimestele. Et ikka nagu, see sobib ju väga hästi kingituseks näiteks. Sobib küll jah, ta on väga, väga ilus kaanepilt on tegelikult, kusjuures. Tahtsingi küsida edasi, kas sa said ka, ma saan aru, raamatupoodi kuhugi selle müüki, eks ole? Jah, tänu kirjastusele sai, et kirjastusel on siis lepingud poodidega, et vähemalt mingi koguse on siis pood lepingu järgi siis kohustatud võtma ja kui see kogus müüakse ära, siis võetakse juurde, kui see kogus ei müüda ära, siis mingi hetk palutakse tagasi võtta. Et aga jah, seal ikkagi poed, nii Apollosse, Rahvaraamatusse, suurematesse poodidesse ma sain küll raamatu sisse.
ja see oli, ma arvan, et ma ilma kirjastut ei oleks seda kindlasti suutnud. Okei, see on niisugune päris huvitav teema minu jaoks, pole kunagi ise kokku puutunud niisuguse asjaga. Kuidas tagasiside on olnud? Või kirjutatakse sulle näiteks, et kuule, Jaan, väga kihvt raamat oli? Kirjutati ikka, muidugi kirjutati. Aga noh, ma andsin nüüd võib-olla lugejal võibki jääda mulje, et, või kuulajal tähendab, võib jääda mulje, et uus raamat on nüüd välja tulnud, aga see nii üldse ei ole, et 2018 ma andsin selle välja. Ja 2000, no see, ma hakkasin kirjutama seda 2017 aasta lõpus, 2018 andsin välja ja siis ütleme, et ega ma selle raamatuga ütleme, et tegelesin niimoodi 2019 veel ka, aga ma hiljem sellega ei ole nagu tegelenud tegelikult enam, aga noh, selle ajal muidugi ma sain igast, muidugi esimesena ikkagi lähimad sõbrad, see luuleselskond viimast neljapäevalt väga palju inimesed ütlesid nagu noh, kiitsid erinevaid aspekte, noh, mõni ka ütles, et tema oleks hoopis niimoodi teinud või mis oli ka nagu konstruktiivne, et sellist halvasti ütlemist ma nagu ei mäleta, et aga igasugused noh, üks suke huvitav asi oli küll, et ma viisin siis ühele neiule, kes mind mingis olukorras, ta kuidagi mind aitas, ühesõnaga ta vist aitas niimoodi, et mul kadus mingi asi ära. Ma ei tea, kas võisid olla vist võib-olla kindad ja müts, ja siis ta nagu tänu temale ma leidsin selle üles. Ja siis noh, ikkagi positiivne emotsioon ja siis ma viisin talle tööle selle ära, ta oli rohkem minu sõbra tuttav kui minu tuttav, mina teadsin seda veidikene ja ma viisin talle selle raamatu ja siis pärast, kui me juhuslikult nägime, siis ta ütles, et tema luges selle läbi, talle väga meeldis ja ta näitas seda oma vanaemale ka ja see vanaema ütles, et see on ikkagi üks parimaid asju, mis ta on kunagi lugenud. See oli küll asi, mis läks nagu hinge. No see paneb ju kõrvad liikuma igal juhul. ja üldse ka väga mitmed teised, kui ma käisin näiteks Kivi-Vigala raamatukogus seda esitlemas, siis ka see oli enne jõudnud juba raamatukokku ja seal ka väga mitmed eakad inimesed siis kiitsid seda ja ütlesid, et väga väärt kirjandus, kuigi enda meelest ma olin selle suunanud noortele, noh, see selleks on, aga kokkuvõttes ei ole midagi vahet, kes seda nagu luges, kui ikkagi ma suutsin anda positiivset emotsiooni, siis ei ole üldse oluline, et kas see inimene on nii-öelda see sihtgrupp või ei ole. Uut raamatut sa praegu ei plaani või plaanid lähiajal või kogumikku või kuidas seda nüüd nimetama peaks? Luulekogumik vist on. Ei ole ka päris luulekogumik, siin on jutud ka sees. Jaa. No uue raamatuga on niimoodi, et ma kunagi võib-olla tahaks kirjutada, aga ma võib-olla kirjutaks pigem romaani või siis sellise novelli kogu, et luuleraamat ma tõenäoliselt enam välja ei anna, aga see ei ole seotud sellega, et kui raamatul oleks halvasti läinud. Raamatul läks, ma usun, et päris hästi ei läinud nagu mingi, noh, nagu selliselt ei olnud, et umbes, et see oleks sensatsiooniliselt nagu hästi läinud, aga läks ikkagi hästi. Aga ütleme, et nii, et noh, võib-olla ka see koroona on niimoodi mõjutanud, et taustalt mina nagu ennast enam niimoodi nagu enda tuleviku selles mõttes nagu luuleta niimoodi nagu ei näe, et muidugi ma kirjutan edasi ja nagu hobi korras käin need ka nagu esitamas, aga ütleme niimoodi, et kui ma andsin see raamatu välja, siis ma olin kindel, et see luule ongi minu jaoks number 1 selline hobi ja võib-olla ka midagi rohkem, aga praegu ma niimoodi ei tunne. Et siis mul ei ole mõtet ju luuleraamatut välja anda. Ja üks võib-olla suke viimane võib-olla selline märk oli ka üle-eelmise suvel, nagu just siis oli see koroona järgne suvi, ja siis ma olin neid luule esinemisi teinud, seal oli mõned ma korraldasin ise, mõned olid teiste poolt kokku lepitud ja rahvast mõnikord käis, mõnikord ei käinud, ja siis ma mõtlesin lihtsalt, ma katsetuse pärast teen sellise krimituuri, et tegin Lasnamäel krimituuri, rääkisin sellest kriminaalsest ajaloost ja ma eriti jõudnud reklaami teha. Või noh, ma näiteks mingit reklaamiraha ei kulutanud selle peale.
ja eriti mitte ka aega ja siis sinna tuli 70 inimest. Ja siis ma tegin veel, siis sinna tuli 50 inimest, siis ma tegin järgmine suvi veel, sinna tuli umbes 70 inimest, et siis ma sain aru, et võib-olla no ütleme, et elu andis mulle võib-olla märgi, et võib-olla ma peaksin oma selle loome innu natuke mujale nagu suunama ja mitte nagu halvas mõttes, vaid lihtsalt selle mõttes, et ma arvan, neid elumärke peab nagu õppima kuidagi kuulama ja saama neist asjadest nagu aru, et ütleme, et nende, kui ma teen neid krimituure, ja see minu, praegune selline võib loome väljund, siis nende järgi on selline asi, mida võib nimetada nõudluseks, ka majanduslikus mõttes, Aga luule jah, paraku ma ikkagi nii kaugele sellega jõudnud, et selle järgi tekiks nõudlus. Äkki olekski järgmine hoopis krimiromaan või midagi sellist? Või oled sa hakanud äkki juba midagi kirjutama või sa ei taha rääkida sellest? Ei praegu, luuletusi ma kirjutan ikka, vahel, ja esitan neid viimasel neljapäeval, ja ka raamatukogu luuleüritustel, aga praegu, mis ma olen nagu kirjutanud, nii-öelda lihtsalt vaba aja mõttes, kui seda on olnud viimasel ajal vähe, aga natuke ikka, siis olen kirjutanud krimituure hoopis uusi. Et tulebki näiteks sinna, oli Lasnamäelt ma alustasin, siis ma läksin Koplisse ja praegu on plaanis ka 3. on sisuliselt valmis. Et see on nüüd ühest uuest piirkonnast ja selle kavatsen kindlasti suvel teha ja võib-olla ma teen ka 4. suvel. Et ma kirjutan neid ja ma uurin nende kohta, see krimituuri kirjutamine, see on ka suke nagu loometöö, kuigi see ei ole fiktsioon, aga see on suke, see on ju ka, kõik see kokkupanek, see info otsimine, inimeste intervjueerimine, info analüüsimine, kõik, mõtlemine, et kuidas oleks kuulajal huvitav seda vastu võtta, kõik planeerimine ja see on ka omamoodi looming. Nagu ütleme, et luuletamises ka vähemalt niimoodi, nagu mina luuletamisse ja luuletustega nagu esinemisse suhtun, selles on ka väga palju planeerimist. Et mina olen oma esindajad alati väga põhjalikult ette valmistanud need luuleesinemised, kõik asjad, et kus ma tutvustan mingid luuletust, kõik sissejuhatused, kõik asjad, luuletuste valik, et ei ole nii, et ma lähen lavale, võtan raamatu kätte, mõtlen, et nüüd võiks seda lugeda. Täitsa arusaadav. Mul tekkis täitsa huvitav nagu küsimus selle koha pealt, et kus sul tuli üldse idee, et hakkan krimituuri tegema. See on nagu täitsa siuke... Me jõuame siis, läheme natuke ajas tagasi, vaata, ma rääkisin sulle, et ma tahtsin ajalugu minna õppima, ja see oli ka puhtalt huvist, täpselt sama nagu raamatute vastu mul huvi ja selle raamatutöö vastu mul täpselt samamoodi oli ajaloo vastu huvi ja on siiamaani, aga kuidagi asjaolude mitte kokkulangemisel ma ajalugu õppima ei läinud, aga ajalugu mind ikkagi väga huvitab ja kuigi ajaloolane nagu räägib, siis mina kuulan, ütleme, et kunagi oli näiteks raadios oli selline mees nagu Hardo Aasmäe, kes nüüd õnnetul kombel meie hulgast lahkus mõned aastad tagasi. Teda ma kuulasin väga ja Jaak Juske on ka selline mees, et kui tema räägib, siis mina kuulan. Ja tema neid tuure siis tegi erinevatel aegadel. Eks osa inspiratsioon tuli sealt, aga krimituuridega muidugi see, ütleme, et see siht või see nagu selle asja nagu selline kandepind ja üldse see kava on natuke teine. Ja nagu ka eesmärk on teine, et need ongi meelelahutuslikumad ja ongi võib-olla mõeldud inimesest rohkem emotsioone nagu tekitama. Et kui need Juske-tuurid, aga kindlasti Juske-tuuris sain väga palju indu ja siis ma käisin ka sel suvel, kui meil oli krimituuri ma käisin ühel krimituuril siis või mitte krimituuril, ma käisin ühel tuuril Vanalinnas, kus räägiti kummitustest. Ja seal ma torkas silma, et seal rääkis inimene, kes ei olnud tuntud, kes on mingi ajaloolase haridusega minu teada, aga lihtsalt ta rääkis väga hästi, talle meeldis esineda, see oli näha, ta valdas oma teemat väga hästi ja see kõige olulisem oli see, et see teema oli inimestel huvitav ja seal oli rahvas kohal. Ja seal oli isegi piletihind, aga pilet maksti seal vabalt kinni, keegi hakanud ütlema liiga kallis ja mis iganes. Ja rahvast oli palju ja seal andis inimestel väga tugev emotsiooni.
kuigi seda ei teinud nii tuntud ja nii haritud inimene kui Jaak Juske, onju. Ja sealt mul tekkis ka idee, et kui ma tahan tuuri teha, siis mul on vaja eeltööd ja nagunii ma valmistan asja väga ette, mul on vaja ajaloo huvi, mul on vaja esinemisoskust ja mul on vaja siis teemat, mis läheks inimestele korda, onju. Kui nüüd keegi vaatab ja kuulab ja tekib ka huvi, et kurat, ma tahaks ka sellest asjast nagu nii-öelda sellele tuurile tulla ja sellest osa võtta, kus kohast infot leiab selle kohta? Millal sul järgmine on? Facebookist. Ma hakkan need tegema ja siis, kui soojaks läheb, et maikuus on jälle plaanis. See on niimoodi, et need ongi suke suve asi rohkem, sest me kõnnime ringi ja me peatume ka majade juures ja ma olen ühe korra teinud seda näiteks novembris ja lihtsalt inimestel hakkas külma, kui me seisame ühe koha peal. See ei ole selline tuur, et me jalutame mööda linna ja siis mina midagi ütlen ja siis vaatan korraks selja taha, kas inimesed kuulavad. See ei ole selline. Kuigi sellised tuure on ka ja mõned on need päris head, aga minu tuuri konspratsioon ei ole selline. Et jah, maikuus hakkan veel tegema, aga põhimõtteliselt seal Facebookis siis A-meelelahutuse leht. Ahah, selline koht, okei. Sinna panen siis üles, siis kui mul on kõik need asjad, kõik need detailid nagu paigas, aga see nagu kava, see on paigas, lihtsalt mõned korralduslikud küsimused ja see aeg tuleb läbi mõelda. Okei, väga huvitaval kombel oled, sest tegelikult nüüd isegi su juttu kuulates täitsa loogilise jätkuna oled sa Pääsküla raamatukogu juhataja. Kuidas sa sinna sattusid? See ka mööda loogilist rada. Ma olen raamatukogus teinud ikkagi väga palju erinevat etapil läbi. Et raamatukku ma sattusin esimest korda muidu 2013 aastal. Kui ma käisin ülikoolis, siis oli praktika. Oli see praktikaaeg 6 aega ja siis mul oli just selline töökohtade vaheline aeg, kus ma olin ühest töökohast lahkunud ja ma teadsin, et ma lähen järgmisse töökohta, aga seal vahepeal oli natukene aega. Ja siis ma otsustasin, et ma teen selle praktika ära. Ma tegin peaaegu järjest minu mäletamist mööda. Ja Kännukuke raamatukku läksin praktikale. Ja seal siis tegin lihtsamaid töid. Kandsin raamatuid maha, mis tähendab siis seda, et see dokumentatsioon oli tehtud, mina lihtsalt panin templi peale kustutatud ja tõssin ühest firnast teise. Aga kuhu need raamatud lähevad pärast? Nad annetatakse ära siis erinevatele organisatsioonidele ja või siis lihtsalt jaotatakse inimeste vahel laiali. Lihtsalt need asi on sellest, et nad vaja arvelt maha võtta ja need on vaja ka vastavalt märgistada. Aga siiski ma tegin seda, aga ma sain ka seda raamatu väljapanekut teha, ma sain võlgastega suhelda, ma sain klienti teenindada, ma sain riiulit korrastada, see oli väga suke huvitav praktikaaeg, et hästi palju erinevaid tegevusi oli. Ja siis aga mul oli see töö olemas, aga ma tegin siis müügitööd juba siis, ma usun. Et igal raamatukku ma siis veel ei läinud, aga mingi hetk see müügitöö ka on kuidagi, ma tundsin, et see ei ole päris minu väljund ikkagi. Ja siis läksin, kandideerisin raamatukku tööle 2016 ja siis ma ka sain ja siis töötasin seal 5 aastat eestikeelse kirjanduse osakonnas peamajas ja siis mingi hetk oli siis vaja Pääsküla raamatukku juhatajat ja mina olen selline inimene, et kui on vaja midagi teha, siis ma teen. Et selles suhtes, et see oli selline jah, et ma nagu ma olin enne säästumarketis olnud vahetus vanem natukene, see oli suke kahetine aeg, ühelt poolt läks hästi, teiselt poolt ei läinud hästi, või mitte ei läinud hästi, vaid oli selline väga keeruline keskkond. Ega ma alguses sest juhataja töö mõttest väga vaimustus nagu ei olnud. Aga mõtlesin selle peale ja minu jaoks on koht, kus ma saan midagi nagu ära teha rohkem kindlasti kui eelmisel tööl raamatukogus, kuigi see oli täiesti super aeg. Kindlasti minu nagu parim tööaeg oli kindlasti seal eestikeelse kirjanduse osakonnas 5 aastat. Aha. Aga kas sul jääb aega ise ka raamatut lugeda? Jaa, ikka muidugi.
Kus sa selle aja võtad, kui sa tegeled siin, jumal teab, millega, korraldad luuleõhtuid, eks ole. Sa teed ka podcasti YouTube'i, see ei olnud küll podcasti nimega, see oli mingi teise nimega. Rahatargaks raamatukogus, see on siuke webinar, kus ma räägin vestlema investeerimisest siis erinevate spetsialistidega. No see on raamatukogu raames täiesti. Et see on tehtud täiesti raamatukogu ressursiga. Lihtsalt mina jah mõtlesin selle idee välja ja pakkusin siis enda tolleaegsele vahetule juhile selle välja, talle see meeldis ja hakkas hästi minema. Et seda ma teen täiesti töö raames. Muidugi ma otsin infot selle kohta juurde ka vabal ajal, aga noh, ütleme, et see on ikkagi minu raamatukogu töö osa. Aga no ajaga on niimoodi, et näiteks kui ma sõidan rongiga tööle, ma kogu aeg ei käi autoga, paar korda nädalas käin ka rongiga, siis loen näiteks rongis raamatut. Et kuidagi, noh, kui tegevusi on väga palju, siis kuidagi see õpetab nagu paremini oma aega planeerima, ma arvan. On sul mingi kindel žanr ka, mida sa loed või täiesti seinast seina? Noh, ütleme, et mul on praeguses Pääsküla raamatus 2 väga toredat kolleegi, kes loevad palju ilukirjandust. Mina nii palju ei loe ilukirjandust ja tõenäoliselt hakka ka lugema, sest ma olen ilukirjandust natukene vähem kindlasti, kui võtame keskmine raamatulugeja, aga ma loen siis erinevat teatmekirjandust. Mulle meeldib väga ajaloo kohta lugeda, mulle meeldib väga investeerimise kohta lugeda, psühholoogia kohta. Ja seal, noh, kuna näiteks ajalugus ongi väga lai, et ma loen pigem jah, teatmekirjandust, luulet ka kindlasti, aga ütleme, et autobiograafia näiteks mulle väga meeldivad, kellegi mingi elulugu, näiteks mõttes sportlase elulugu, muusika elulugu, neid ma olen väga palju lugenud ja neid mulle ka nagu väga meeldivad ja ma olen paljudest neist ka mingid ideid nagu saanud, et ma ei tea, kuidas mingis olukorras käituda või kuidas ka mitte käituda, et need mulle nagu väga meeldivad jah, et võib küll öelda jah, et näiteks kui konkreetselt žanr on kindlasti, žanr on ju eluloo raamatud, kindlasti see on mulle üks põnevamaid raamatu siis tüüpe, teiste hulgas muidugi. Ma vaatasin, sul on ka enda tegelikult YouTube'i kanal ja tegelikult sa oled päris lahedat sisu sinna teinud, ehk siis käid noh, ütleme, kas või see üks oli Mustamäe seal metsas, kus oli see vana tunnel, sina ei julenud sinna sisse minna, eks ole. Aga mina näiteks olen seal väiksena sees käinud ja tegelikult see läheb päris pikalt teise poole mäge minu mõnest, aga see oli kinni müüritud ja külgede pealt lähevad ka veel tunnelid, aga need on ka kinni müüritud, sinna sisse ei saa. Aga tol ajal oli see täitsa lahti ja sisse mindav ja seal ei elanud pomse. aga miks sa rohkem ei ole sellist varianti teinud, kus sa nagu, no, see oli päris mõnus kuulata, et sa lihtsalt käid ja loed oma luulet. Sa võiksid nagu rohkem seda teha. Ja, omal ajal see sai tehtud, minu arust see YouTube'i kanal võib-olla see mingite asjul sai tehtud varem, sest ma tegin seal mingite ürituste korraldamisega seoses mingit playliste. Ma olen isegi, jah, natuke isegi ühele üritusel midagi DJ moodi olnud kunagi enne. aga see, jah, millest sina räägid, on siis selline kanal, kuhu ma postitasin luulevideosid, sellepärast, et koroona aja alguses olid ju kultuuriüritused täiesti tühistatud. Et mitu kuud ei toimu mitte midagi. Ja siis mina ja minu sõbrad viimaselt neljapäevalt me postitasime siis luule videosid Facebooki seal siis vastava ürituse alla, et selleks tarbeks sai nagu tehtud. Aga miks ma neid ei ole pärast teinud, need kõik on ju paar aastat, nüüd juba peaaegu 2 aastat vanad, et põhjus on see, et kui mina nagu loen luuletu, siis minu jaoks on hästi oluline just see publik seal taga, et seal videos on siis seal oli ainult minu tolleaegne tüdruksõber, kes seda filmis. Aga kirjandusõhtul, näiteks ka eile oli viimane neljapäev, et siis on ikkagi see, et kui publik naerab, publik mõtleb, publik vaatab, siis sa saad seda energiat sealt ja siis
kas see on lihtsalt noh, sa saad selle esinemise, selle tunde nagu kätte, aga mina tundsin, et videote puhul ma ei saa seda kätte. Okei, ei, see on täitsa loogiline jah, selles mõttes, et ma saan aru, mida sa mõtled, aga kui nüüd kellelgi tekkis huvi ka tulla sinna üritusele, see on siis nagu ma saan aru iga neljapäev või korra kuus? Korra kuus, iga kuu viimane neljapäev, et see võib jah, kelle tekkis huvi, võib siis otsida Facebookist, panna sinna kirjandussuhte viimane neljapäev, see on selline grupp, mis on avalik, kõik võivad sellega liituda, seal on juba üle 1000 liikme, 1100 pluss isegi. Et sinna me postitame siis infot ürituse kohta, näiteks pilte, infot tulevaste ürituste kohta, ka mingid huvitavaid tegemisi, sest meil on päris suur selline punt, kes on juba nagu püsiesinejad ja ütleme, et nende vastu ka ma usun, et nii mõnegi inimestel, kes on seal üritusel käinud, tekib juba huvi, et mis inimesed nad on. Nende kohta pildid, tudustused ja nii edasi. Aga see on siis iga kord on erinevas kohas või ühes samas kohas? Me 2 korda järjest samas kohas ei ole üldiselt olnud, aga meil on mõned kohad, mõned sellised väga head koostööpartnerid, kellega me oleme teinud näiteks eile Bar, selline koht. See on, noh, kõik see, mina leppisin selle kokku ja suhtlesin ka selle personaliga, et väga suke tore ja koostöövalmis personal. Ja meil on mõned kohad sellised veel, kellega on väga hea koostöö. Ode on näiteks Koplis, Vinkel ja siis vanalinnas, et kus me teeme nende paari kuu tagant. Aga muidu me üritame ka uusi kohti avastada, sest publik soovib niimoodi. Niimoodi on ka huvitavam vahepeal. Ja et püüamegi jah, nagu teha ikkagi erinevates kohtades, aga samas mõnda kohta me tahame ikkagi tagasi minna. Et me tahame ise sinna tagasi minna ja kindlasti kohad ka küsivad, sest nendel on ka seal omad huvid, ja publik ikkagi ka, et iga kohaga kaasneb mingisugune publik, mingi inimene näiteks ta ühte kohta, ta näiteks Koplisse näiteks tuleb, aga kui on näiteks kui on see luuleõhtu kusagil mujal, näiteks Nõmmel me oleme ka teinud, et siis ta ei pruugi sinna tulla, või vastupidi. Ja, eks tore, nagu mul tekkis täiega huvi praegu, peaks ka väisama selles suhtes, et täitsa põnev oleks tulla ja lihtsalt vaadata, mis seal toimub. Aga see jääb siis tulevikku hetkel. Ja järgmine kuu juba. Ma juba hommikul natuke tegelesin korraldusega küsimustega tööle sõites rongiga, et kõik käib nagu väga... Sul on vabad hetked on hästi sisustatud, ma saan aru, jah? Et... Ja ikka, kui vabad päevad on, siis on ka kõik on väga hästi sisustatud. Siis ma kohe tean, mis raamatut ma lähen. Ma tean kohe, kuhu ma jooksma lähen, mida ma vaatan. Kõik on planeeritud. Väga tore. Ma tänan sind, et sa tulid mulle siia jutukuubikusse natukene tutvustama ennast ja endast rääkima ja oma luulest mulle rääkima. Ja kõik, kes vaatavad, kuulavad, tuleb siis minna luulet kuulama neljapäeviti. Tähendab, iga kuu viimasel neljapäeval. Hoiame silma peal. Aitäh, et sa tulid ja nägemiseni ja kuulmiseni. Kutsumast.